Nii, tervist kallis vaataja. Ma olen siin Sparta spordiklubi turundusjuhi Rando Soomega ja ma tahakski sult küsida, et kus me täna oleme ja mis siin täna toimub? No, Sparta lahtistuste päevad on punkt 1, aga punkt 2 on aeroobika kuninganna valimine. Et siin on kenasti kõik saal korda seatud ja ootavad, kui tüdrukud tulevad enda seast parimat välja valima. Teate, ma arvan, et selle kuninganna tegelikult näeb alati ära juba siis, kui ta astub uksest sisse. Aga kuna ma praegu olen nii nagu pisi ja vaatan siin oma žürii asju, siis ma pole veel vaadanud ringi. Aga muidu see peaks olema nagu siuke naks. Tervist! Mis te siin teete täna? Valmistume võistluseks. Mis võistluseks? Aeroobika kuninganna 2013. Oled sa sellest ennem kaasa võtnud? Jaa. Mitu korda? 3. kord on täna. Ja mis parim tulemus on, nagu spordivõistluste puhul ikka küsitakse? Teine. Teine koht lausa? Jaa. Super tulemus. Seekord siis ilmselt esimese järel lähme. Ja, tuleb enesekindel olla, enesekindel. Kõik tulevad võitlusi ja keegi tule kaotab. Oluline on hästi esineda. Ja osa võtta. Jah. Siin on nii ära kulunud juba see. Nagu õudusfilmis. No, tegi 4 proovi ära, ma loodan, et see kurdiks ei jäänud või? Ei jäänud, midagi veel kuulen, saan intervjuud teha. No see näitab, et profid on jällegi pääsevad lavale. Seda ma tahtsin küsida, et me oleme siin Sparta spordiklubis täna, meil on siin 20. Mitte kulturismi Eesti meistrivõistlused, aga aeroobika kuninganna valimised. Nagu ma olen aru saanud kõrvaltvaatajana eelkõige, et ta on päris prestiižne asi, et kuna see ei ole nii lihtne saada, kui vaadata ka seda, ja seal on ka nii, et minu teada mitu aastat üks sama võitja ei saa olla. Et aeroobika kuningannaks saab tulla 1 korra. See tähendab 20 aastat on olnud eri võitja iga aasta. Ja ma saangi aru, et paljud, kes on käinud siin võib-olla viimased 5-6 aastat järjest üritamas, nagu ma ütlen, vähestel see õnnestub. Nii et ma olen saanud aru, et see on nagu selles vallas päris kaalukas asi ja siia tullakse kohale, seda tiitlit tahetakse võita ja ta on oluline üritus kindlasti. Enne kui võistlus saab alata, on meil aeg tutvustada aeroobika kuninganna žüriid. Kati, ole hea. Nii, alustame. Kadri Liiva, žürii esinaine Eesti võimendusliidu asepresident, Eesti esimesi ja staažikamad aeroobika treenerid. Nad on nii tublid, et tõesti on raske valida kuningannat, aga üks on kuninganna. See aasta on esimest korda Zumba, aga Zumba on nii populaarne, et ma arvan, et hästi palju tüdrukud on Zumba-trennis käinud ja seda oli näha. Et võib-olla isegi natuke lihtsam kui tavaliselt see ladina osa minu jaoks. Aga väga on huvitav, aga iga aasta on minu meelest väga hea tase olnud ja see aasta on samamoodi kõrge tase. Ikka 3 on juba mul teada, aga kes nüüd võidab, ma veel ei tea. Soovin kõigile tüdrukutele edu. Kuidas praegu läinud on? Hästi, ma olen edasi saanud 3 foorum. Ja nüüd on viimane 4, jah? Ma loodan, et ma saan sinna. Finaal, 8 võistlejat. Kuidas need kavad on olnud rasked või? No, Zumba oli üsnagi keerukas, aga ülejäänud olid päris okeid. Ja olemegi jõudnud finaalvoor. 3 voor on selja taga ja alles on jäänud 8 võistlejat. Võistleja number 33 Anna Amber.
jõudis plussi lemmiku üleandmiseks Evelin Kivilo-Paas. Evelin Kivilo-Paas, kui olete siin, on mul lavale. Tervisplussi lemmik on võistleja number 9. Võistleja 9 on siis Kaisa Heidenberg. Nii, järgmine Enni auhind ja Kati, ole hea, toimeta siia minu kätte fitness.ee lemmik. Algselt pidi seda üle andma Egle Eller Nabi, aga kuna Egle täna siin ei ole, ma saan aru, siis ma võtan selle õiguse endale ja tegelikult me valisime välja Fitstar 2013. Olgu öeldud, mida see Fitstar tähendab, see tähendab tegelikkuses seda, et kes on kõige sellisene, ütleme, kehalises ja füüsilises mõttes fitnessile kõige lähedamal seisev isik meie arvates. Võistleja number 3, Olga Petrova on see, kellel on kõige rohkem seost fitnessiga ka. Olga Petrova, Fitstar 2013, Nevi auhind. Kolmas koht. Selles tasavägises võistluses läheb võistlejale number 15, Karolin Mellits. Vakka oma tantsuturu. Teine koht läheb võistlejale number 2, Tatjana Voolov, Viljandi Hope spordiklubi. Aeroobika kuninganna 2013 ja selleks on võistleja number 9, Kaisa Heidenberg, Tartu Tantsert Tansustuudio. Siin ta on teie ees, Aeroobika kuninganna 2013 võistlejana. Teie ees on praegune esikolmik, selle võistluse esikolmik ja Tiina Talumehe disainikleid läheb võitjale siis siitpoolt. Nii, 20. aeroobika kuninganna valimised on läbi. Kuidas sa iseloomustad võistluse tulemust ja kulgemist? Tulemus oli selline, nagu ma arvasin. Number 9 oli ka minu üks lemmikumaid ja tema minu kõige kõrgemad punktid nagu saigi, aga tase oli üllatavalt hea. Ma olen käinud vist enamustel nendel üritustel ja olnud nii varemgi žürii liige ja need võistlused võib öelda küll, et on just väga tugevad. Need tüdrukud, kes finaali said, need väärisid kõike seda kohta ja loodame, et me ei teinud kellelegi liiga, et mõni hea tantsija nüüd välja jäi. Aga väga meeldis ja tegelikult oli raske olla kohtunik. Palju õnne sulle selle võidu puhul, lõpuks tuli ära, eelmine aasta, nagu sa ütlesid, jäid teiseks, seekord tuli lõpuks võit ära. Jah, ma olen väga õnnelik ja väga rahul. Nii et sa oled juba mitu aastat töötanud selle tiitli nimel, iga kord natuke ülespoole rühkinud ja lõpuks tuli ära. Tegelikult oli 3. kord, esimene kord olin 6., teine kord teine ja nüüd lõpuks siis õnnestus võita. Super, ma olen väga õnnelik, et mu ainuke tuttav, kes siin võistluses oli, ka võitis. Nii et mul on eriline hea meel selle üle. Ja mis nüüd järgmised plaanid on? Trenni edasi anda, arendada end tantsualal, aeroobikaalal. Kus kohas on võimalik saada vastse aeroobika kuninganna trennist osa võtta? Tartus Edeni keskuses FitLife ruumides. Super. Ja järgmine aasta osaled ka? Ei, enam ei saa osaleda. Et siin võistlusel ongi nii, et kui võidad, siis enam osaleda ei saa. See on halb, aga vähemalt saad tulla järgmine aasta siis seda krooni järgmisele võitjale pähe panna. Jah, et järgmisel aastal tõenäoliselt kutsutakse mind žüriisse ja mul on tõenäoliselt ka võimalik siis uuele aeroobika kuningannale kroon pähe panna. Ma tean, et sa kandideerisid ka kohalike omavalitsuste valimistel. Kas poleks olnud sobiv, kui see võistluseks olnud ennem valimisi? See oleks kindlasti hääli juurde olnud. Võimalik, sest Facebook ja sotsiaalmeedia on hästi arenenud ja kindlasti oleks saanud tuntust sellega juurde. Aga loodetavasti siis 4 aasta pärast kannab see vilja.
ei usu, et rahval nii pikk mälu on. Seda küll, seda küll. Tööd tuleb teha ja siis tulevad tulemuses nii kohalikel valimistel kui ka kõikidel muudel aladel. Väga hea, suur tänu, palju õnne veel kord ja edu!